Tere siit Brüsselist Euroopa Parlamendist on 29. jaanuari ehk neljapäeva õhtupoolik. On lõppemas klassikaline nii-öelda töönädal siin Euroopa Parlamendis, kus on toimunud eelkõige komisjonide istungid, mitmed erinevad kohtumised, üritused ja katsume mõned teemad täpsemalt lahti võtta, et millega on siin tegeletud. Näiteks teisipäeva hommikul oli üheks põhiasjaks rahvusvahelise kaubanduse ehk lühendatult INTA komisjon, kus olid meil hääletused mitme asja üle. Näiteks oli hääletus selle üle, et lisada eraldi kaitseklauslid siis Euroopa Liidu ja Mercosuri vabakaubandusleppele. Ma tean, et ka vist möödunud nädalal, kui oli nädala ülevaade Strasbourgist täiskogu istungitelt, siis üheks teemaks, mida ma ka siis lahti seletasin, oli Mercosuri vabakaubandusleping. Selle teema kohta tuli ka mõndasid kommentaare sotsiaalmeedias, et mis see täpsemalt endast kujutab ja et see on ikka väga halb asi tegelikult. Et arusaadav, et on väga kompleksseid küsimusi, kus detaile on väga palju ja võib tekitada segadust, et kas mingi asi on läbinisti halb või läbinisti hea või on hoopis 50 hallivarjundiga. Igastahes Mercosuri vabakaubandusleping kukkus Euroopa Parlamendis läbi, eelkõige osade riikide saadikute pärast sisepoliitilistel põhjustel suuresti, mis tähendab seda, et Mercosuri kaubandusleping läheb eraldi Euroopa kohtusse hindamiseks, et kas see vabakaubandusleping on siis kooskõlas või on teatud vastuolud Euroopa Liidu aluslepingutega. Aga sellest hoolimata teisipäeva hommikul siis rahvusvahelise kaubanduse komisjonis, mille täisliige ma olen, olid hääletusel teatud kaitseklauslid, et kui juhtub näiteks teatud kaupade või toete eksport ületama näiteks mingisuguse mõistliku piiri, kus see hakkab kahjustama meie ettevõtjate huve, siis on võimalik teatuid piiranguid rakendada kiiremini ja tõhusamalt. Need ettepanekud läksid loomulikult läbi. Ka mina häälestasin nende poolt, kuna kaitseklauslid on väga vajalikud vabakaubanduslepingute puhul, kuid üldiselt näiteks selle kaubandusleppe puhul tervikuna olen mina olnud poolt, kuna see negatiivne mõju on põhimõtteliselt olematu, küll aga kui me vaatame suuremalt strateegiliselt, mis puudutab ka energeetikasektorit, ressursse, muldmetalle, mineraale, mida Lõuna-Ameerikas on, mitte just vähe, vaid päris palju, siis loomulikult strateegiliselt on Euroopa riikidel ja sealhulgas ka Eestil peaks olema huvi teatud ressursse paremini väärindada meie enda tööstuse ja ettevõtluse ja majanduse huvides. Igastahes, siis oli ka veel hääletusi näiteks, mis puudutab Euroopa Liidu Kanada kaubandussuhteid, kuna nüüd on tekkinud siis suur värelus siin Ameerika Ühendriikide pärast, et kui Ameerika Ühendriigid ütlevad, et Euroopa ongi tegelikult ennast nii-öelda surnuks elanud oma sotsialismiga, majanduspoliitikaga, sisserändega, immigratsiooniga, siis kui öeldakse ausalt Valgest Majast, et kuulge, et Euroopas teil on jama seal, siis ollakse äkitselt šokeeritud, et kuidas küll meile niimoodi öeldi. No tõesti. Ja seetõttu oli siis ka eraldi raport hääletusel, kus räägitakse vajadusest suurendada Euroopa Liidu ja Kanada vahelist koostööd, et kaitsta siis ühist majandusturgu ja ühiseid väärtusi. No ühesõnaga selline asendustegevus. Siis täna neljapäeval oli näiteks kohtumine siin Brüsselis Eesti Panga presidendi Madis Mülleriga, siis ka mitmed veel Eesti saadikud, näiteks Paet, Mikser, Toom olid samuti kohtumisel ja põhiteemaks oli digitaalne euro. Ma usun, et paljud teist on ka võib-olla kas meedia vahendusel või sotsiaalmeedia vahendusel kuulnud Euroopa Keskpanga plaanist anda välja digitaalne euro. Ja ma usun, et enamus inimestel see tekitab sellist õlakehitust, et mis asi see nagu täpsemalt siis on ja ei saagi aru, mis see on. Ja on ka inimesi, kes on loomulikult sellele vastu kohe, sest et alati tekib küsimus, et kas see on jällegi uus meetod või mehhanism mingisuguse kontrolli ühiskonna ehitamiseks, kus on parem jälgida inimeste raha kasutamist, et kus sa ostad, mis sa ostad, kelle jaoks sa ostad, kui palju sa eest ostad, või tegemist on lihtsalt ühe finantsvahendiga tavaliste maksevahendite juures. Igastahes, mis see endast täpsemalt kujutab. Ja siis Eesti Panga president koos oma siis kaaslastega, ametnikega soovisid meile anda ülevaadet, et mis seisus ollakse digieuro siis loomisega, mis on need probleemid, miks Euroopa Keskpank seda üldse tahab teha. Nimelt siis 2021 tuli Euroopa Komisjon välja selle algatusega, et luua digieuro, selleks, et suurendada Euroopa Liidu sõltumatust või strateegilist suveräänsust, autonoomiat finantssüsteemi ülesehitamisel.
ja selleks siis tahetakse luua digitaalne euro. No ma ütlen ausalt, mina olen olnud selles suhtes alati skeptiline, kuna ma tahan näha, nagu, mis on see tegelik väärtus, mis on see tegelik mõte sellel, mis on negatiivsed tagajärjed või siis kas see toob midagi kasu. Ja ütleme, tänasel kohtumisel, mis oli üle 2 tunni kestis lõuna ajal, oli väga kasulik, väga palju sai vastuseid küsimustele, aga samas loomulikult oli ka vastuseid, kus ma tegelikult ei saanud rahuldavat vastust, et ma hakkaksin seda pooldama. Ühesõnaga, lühidalt kokkuvõttes digitaalse euro justkui ametlik eesmärk on see, et Euroopa riigid, Euroopa tarbijad, inimesed ei sõltuks siis ainult Mastercardi või Visa teenustest, nimelt enamus inimesi, kes ka praegu vaatavad nädala ülevaadet, kõik, kellel on taskus pangakaart, meil kõigil on, siis pangakaart on tõenäoliselt Mastercard Eestis. Maailmas on laialdaselt Mastercard või Visa. Mõlemad on Ameerika Ühendriikide ettevõtted, ehk et suuresti Ameerika Ühendriikide ettevõtete tegevusest sõltub see, kas meie pangakaardid töötavad või ei tööta. Ja nüüd siis justkui Euroopa Liit tahab saada sõltumatust, et me ei sõltuks ainult Mastercardist ja Visast, vaid oleks Euroopa enda finantssüsteem, millega saaks teha tehinguid. See on ametlik põhjus. Kuid samal ajal on loomulikult pangad mures, et kuidas see peaks hakkama siis välja nägema, digitaalne euro, et justkui tegemist on nagu sularahaga, aga digitaalse sularahaga, et see on justkui siis raha, mis ei tule kommertspangast, näiteks Swedbankast või LHV-st või Coop pangast, vaid mis tulebki otse Euroopa Keskpangast ja millega siis peaks saama teoorias maksta ükskõik millises poes, restoranis, kohvikus või ettevõttes vahet ei ole kus. Et on võimalik maksta hoopis siis oma mobiiltelefoniga sellest digieuro rahakotist. Ja aga samas, kui inimesed hakkavad liiga palju oma tavaliselt pangakontolt oma eurosid üle kandma digikontosse, siis on oht, et pangandussektorist voolab liiga palju raha välja, mis tekitab likviidsuskriisi, ehk et pankadel pole enam piisavalt raha näiteks, et anda kodulaene, autoliisinguid välja, mis tekitab võib-olla panganduskrahhi, seetõttu siis Euroopa Keskpank lubab, et on olemas ülempiir, kui palju inimene üldse siis digieurosid võib oma selles digirahakotis hoida, aga et see oleks varuplaan juhuks, kui tuleb mingisugune kriis, kui tuleb mingisugune suurem kriis, kus tavaliselt pangamaksed ei toimi, näiteks pangakaardid või Mastercardid või Visad. Ja et samuti on võimalus teha siis väikeses mahus ülekanded ka nii-öelda võrguväliselt ühest telefoni rahakotist teise telefoni rahakotti. Näiteks ma ei tea, 100 eurot kriisi olukorras, et kanda ühelt inimeselt teisele, et see ei lähe üle internetivõrgu üldse, vaid lähebki otse nii-öelda offline'is ühest kontost kantakse teatud summa, väikene summa siis teisele kontole kriisi olukorras. Lõpuks oligi põhiline küsimus ka kohtumisel Eesti Panga presidendiga, et kui see on mõeldud eelkõige kriisi olukordades kasutamiseks, siis tegelikult ju tavaolukorras tavaline inimene ei hakka kasutama digieurot, sest et enamus inimesi kasutab jätkuvalt pangakaarti, mis on Mastercard või Visa ja kriisi olukorraks, ütleme, tark inimene hoiab alati varuks teatud osa sularaha. Juhuks, kui pangaterminalid ei tööta või kui tulevad suuremad kriisid, siis alati sularaha on see, mis päästavad hädast välja. Ehk et kuidas see nagu reaalsus hakkaks välja nägema, ma ei kujuta ette. Aga samas, ütleme, on olnud ka väga palju kriitilisi sõnumeid, et digieuro on uue jälgimisühiskonna ehitamiseks ja mis iganes veel. Selliste jällegi sõnumite osas ma oleks väga skeptiline, sest olgem ausad, inimesed ise kahjuks on väga palju teinud selleks, et neid oleks väga lihtne jälgida. Näiteks selleks, et inimese tehinguid või ostu ajalugu jälgida Selveri poes või kuskil kasiinos või baaris, selleks ei ole vaja digieurot, selleks piisab täiesti pangakaardi kasutamisest, sest et pangakaardi kasutamisega jääb igasugune jälg maha pangakontorile, läbi sellega tõenäoliselt kõikidele julgeolekuasutustele, lõpuks ka võib-olla valitsusele, et mis kell, kus kohast, mida sa ostsid, kui palju sa ostsid õlut või kui palju piima või millises kasiinos sa käisid raha maha mängimas. Et mida rohkem inimesed kasutavad pangakaarti, siis seda rohkem nad ju ise tekitavad võimaluse iseennast jälgida. Ehk et see jutt pärast nagu sellest, et kuidas digieuro hakkab siis jälgima nende tegevust, see ei päde eriti, kuna kui inimene ise ei viitsi oma mugavusest kasutada sularaha, siis ilmselgelt jääb igasugune digitaalne jälg ka maha. Rääkimata muidugi mobiiltelefonidest, kõikidest rakendustest, Google Mapsidest, mis on inimeste telefonides, millega on ju tegelikult paraku väga lihtne inimeste tegevust jälgida. Aga tihti inimesed ise seda ei adu, vaid hakatakse rääkima, et nüüd tahetakse jälgimisühiskonda ehitada, kuigi tegelikult oma enda mugavuse nimel on antud väga palju oma privaatsust ära, kahjuks, mis mulle isiklikult ei meeldi, aga see on see inimeste mugavus. Seega,
Digieuro võib-olla tuleb, liikmesriigid on sellega justkui nõus, nagu valitsustasemel. Kõige skeptilisem on praegu olnud Prantsusmaa, ka põhjendatult just nimelt kaitsmaks oma pangandussektorit. Aga ütleme, ühesõnaga riigid on olnud enam-vähem nagu nõus sellega, Euroopa Parlament on lõhenenud, on selgelt pooldajaid, on selgelt vastaseid. Seega, kas Euroopa Parlamendis see digieuro loomise mõte läheb läbi või ei lähe, on veel täiesti kaalukeele peal. Mina ise kipun olema skeptiline, et ma pigem usun erasektori võimesse paremini luua lahendusi, kui see, et tsentraalne avaliku sektori süsteem hakkab looma siis lahendusi probleemidele. Mastercard, Visa, mõlemad on tegelikult ju suured erafirmad, nad on tulnud välja aastakümneid tagasi teenusega, mida inimesed vajavad, tänu millele nad on kasvanud globaalseks jõuks. Seega Euroopa ettevõtjad, arendajad, eraettevõtetena suudavad kindlasti palju paremini töötada välja lahendusi näiteks pangakaartide süsteemide toimimiseks, kui seda suudab näiteks mingisugune tsentraalselt juhitud keskpank. See on, sest et ütleme, majandusloogika on alati näidanud, et eraettevõtted toimivad innovatiivsemalt, palju pragmaatilisemalt, kiiremini arenevad kui keskselt juhitud avaliku sektori võim. Aga eks näis, mis sellest lõpuks saab. Ja lisaks sellele oli eile hommikul ehk kolmapäeva hommikul ka siis Eesti, Läti, Leedu saadikute vaheline kohtumine, kus olid ka siis Rail Balticu esindajad Eestist, Lätist, Leedust, et saada ülevaadet, kui kaugel on Rail Balticu ehitamine. Nagu me teame Eesti meediast, alles mõned päevad tagasi Rail Balticu Eesti siis ettevõtte juht ütles uhkelt, et temal on juba olemas rongipilet 8. detsembriks 2030 siis, 2038. detsember Tallinnast Varssavisse. Lugesin seda artiklit, et tal on juba rongipilet olemas, ma hakkasin kohe otsima internetist, et tahaks ise ka osta ajaloolisele sündmusele rongipiletit, kus saab sõita Tallinnast Varssavisse, et ma tahaks kohe väga minna Balti jaama ootama rongi 8. detsember 2030, mis on umbes 3 kuud enne Riigikogu valimisi, enne siis ülejärgmise Riigikogu valimisi 2031, et ma tahaks väga selle rongile minna, sest et kui tal on juba pilet olemas, järelikult on kindel sõna olemas, et Rail Baltic on valmis tähtajaks ehk aastaks 2030, nagu praegu lubatud. Kas ta on valmis? No ilmselgelt ei ole. Ja nüüd ollaksegi siis kahvlis, kõige suurem etteheide on lätlastele, et Läti on kõige aeglasem, nad ei suuda ehitada, et Eesti justkui pingutab oma nabapaigast ära, Leedu ka teeb päris nagu tempokalt, aga nüüd on probleem selles, et Läti ei tee ja lõpuks Eestis ja Leedus, eelkõige ka Eestis, on lihtsalt raha puudu, kuna kõik on läinud kallimaks, sest kes oskas arvata 10 aastat tagasi, et on olemas niisugune asi nagu inflatsioon ja hinnatõusud. Ja tuleb ka ette näha, et asjad lähevadki kallimaks, aga ega keegi seda ette ei näinud ju, üldse mitte. Ja nüüd tahetakse Rail Balticule lausa tagada kindlustus, et kui asjad lähevad halvasti, siis oleks mingisugune kindlustus, muidugi maksumaksja rahast, mis kataks kinni kahjud. Ja nüüd ongi küsimus ka võib-olla vaatajatele, et mida peaks tegema järgmine valitsus aastal 2027 peale Riigikogu valimisi Rail Balticuga. Kui me teame, et juba praegu on ligi 500 miljonit eurot meie enda riigieelarvest ehk meie enda maksumaksjate taskust pandud Rail Balticu arendamiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks, viaduktide ehitamiseks ja suur osa on siis tulnud ka Euroopa Liidu üldeelarvest, aga ligi 500 miljonit eurot me oleme pannud oma enda raha juba praegu alla ja me teame, et meil tuleb panna tõenäoliselt vähemalt sama suur summa, kui mitte suurem summa veel juurde ja pärast, kui see isegi valmis saaks, tuleb meil osta ka rongid ja hakata seal raudteed ülal pidama, mis kindlasti ei saa olema kasumlik, nagu meile lubati 10 aastat tagasi, et hakkavad suured kaubavood liikuma otse Berliini peale, inimesed hakkavad Berliini sõitma kiirrongiga. Ehk seda ei tule. Et mida peaks tegema järgmine valitsus? Kas ehitama Rail Balticu lõpuni, kuna juba niivõrd palju raha on sinna alla pandud, ehk et seda mitte raisku lasta, mis on juba alla pandud, ehitama lõpuni, või lõpetama Rail Balticu projekti, kirjutama selle ligi 500 miljonit eurot korstnasse kahjumina, võib-olla siis olemasolevad viaduktid, juba need raudteetrassid, mis on juba valmis ehitatud, ehitada valmis soodsamalt, võib-olla väiksemas mahus, et siis, ma ei tea, piirkondlikud rongid panna liikuma. Et mida peaks siis nagu tegema järgmine valitsus? Kas suurendama veelgi Eesti maksumaksjatele koormust, et see lõpuni valmis ehitada ja hakata seda ka tulevikus ülal pidama, või siis lasta see praegune tehtud kulutus juba kõik kahjumiga korstnasse ja samal ajal, kas peaks siis ka algatama
prokuratuur uurimise näiteks osade ministrite või huvigruppide tegevuse üle, tänu kelle tegevusele me üldse oleme jõudnud tänasesse olukorda, kus Rail Baltic ei saa kindlasti tähtajaks valmis, see on läinud palju kallimaks, kellegi poliitilised või majanduslikud huvid on seal kindlasti taga olnud, et kas seda peaks süvendatult uurima, et kelle huvides on olnud selle projekti arendamine sellisel moel, nagu seda praegu tehtud on. Et seega, mis on teie arvamus vaatajate, kuulajatena ja valijatena, et mida peaks tegema, siis milline oleks teie arvates õigem lahendus Rail Balticu probleemi lahendamiseks? Praeguseks ma aga lõpetan nädala kokkuvõtte. Järgmine nädal oleme taas siin Brüsselis komisjonide ja poliitgruppide istungitel. Ma soovin kõigile ilusat jaanuari lõppu. Järgmised ööd saavad olema väga-väga külmad ja pakased, nii et tervitame kõiki siis kliimaaktiviste, kes kurdavad kliima soojenemise pärast. Ärge muretsege, õige talv on tagasi, vähemalt -25 kuni -30 lubatakse järgnevateks öödeks. Nii et pakane paugub, palju lunda maas, inimesed naudivad talverõõme ja väidetavalt, kui pidi olema väga korralik külm talv, siis pidavat tulema korralik ilus, kuum ja soe suvi. Soovin teile kõigi ilusat saabuvat nädalavahetust, pidage vastu selle külmaga, sest kaugel pole ka enam kevad. Olge tublid ja taas kohtumiseni!